Mul on eriti suur rõõm esitleda juba Stefani teist raamatut meie kirjastuses. Eelmine Meksikost Setomaale, teekond Meksikost Setomaale ilmus juba 2 aastat tagasi. Me oleme vahepeal saanud headeks tuttavateks ja nüüd ta julges kirjutada hoopis põhjalikuma raamatu Mehhiko elust. Kui tavaliselt ongi toimetaja ülesanne on panna raamatule pealkirju, sest pealkirjad on tihti näiteks selline, et mõningaid mõtteid elust, siis toimetaja mõtleb, et see ei ole väga kutsuv. Aga selle raamatuga juhtus niisugune asi, et see pealkiri oli niivõrd tabav ja niivõrd lööv, et ma kohe mõtlesin, et see jääb alles, et nad võivad sellest hiljem rääkida, et selle mõtles tegelikult Tanel välja. Ja see raamat võib-olla ei ole nii kergesti neelatav kui eelmine raamat, aga kui lugema hakata, siis on siin väga palju fakte ja ta on siiski kulgeb kergesti. Ja kuna Stefan ja Tanel on korraliku loengu teile ette valmistanud, siis mina praegu lahkun siit ja annan sõna neile. Ja aitäh Einar ja aitäh kirjastus ja lugu. Nii nagu aitasin seda raamatut Stefanil ka natukene valmis saada, aitan ma täna seda tal ka siin teile kõigile esitleda ja seoses sellega aitäh kõigile, kes on siia täna tulnud ja kes võib-olla siin poes kuulevad, kus see huvitav heli tuleb, siis tulge siia alla korrusele. Räägime siin täna ühest toredast ja vahvast raamatust. Ma võib-olla väga pikalt kohe raamatul endale ei peatukski, vaid tutvustaks natukene autorit. Stefani Rendon on Mehhikost pärit kirjanik, toimetaja, tõlke ja andmeteadlane, kes omandas füüsika doktorikraadi TalTechis, kus ta on olnud õppejõud. Ta elab Eestis aastast 2014 alates. Nii siin kui Mehhikos avaldatud teoste hulka kuuluvad Teekond Meksikost Setomaale. Sama raamat on ilmunud Eestis ingliskeelsena The Journey from Mexico to Setomaa. Mehhikos on ilmunud raamat Que venga la noche, mille eesti keele tõlge Tulgu öö on ilmunud ka siin. Ja nüüd on siis jõudnud kätte järgmise raamatu juurde Eesti muld ja Eesti süda. Jõudsin ikkagi Liidia Koidurli tagasi, sest tegelikult temast ja on inspireeritud ka see nimi siis Eesti muld ja Mehhiko süda. Stefani on ka kirjandusajakirja Axolotl peatoimetaja. Oma romaaniga 5 sekundit valgust jõudis ta tänapäeva korraldatud kirjandusvõistlusel noorteromaani konkursil 8 finalisti hulka. Teisi Avindu Eesti kirjandusvõistlustelt näiteks teine koht Eesti Rahvusraamatukogu essee konkursil Keerab uue lehe aastal 2023. Ja romaani kirjanduskonkursis Sisaliku tiivad, mille korraldas Mehhiko Kultuuriministeerium, võitis ta oma romaaniga Lill oma labürindis, mis eelmisel aastal sai ka Mehhikos avaldatud. Lisaks on ta nimetatud Mehhiko disporaaluule konkursil, mille korraldas Mehhiko välismaalaste instituut. Nüüd nii nagu Einar juba mainis, on see mingil määral Mehhiko teemades juba teine raamat, sest eelmine samamoodi sai tänu heale loole, tänu kirjastusele hea lugu avaldatud. Ja kui eelmine, kes teab, kes ei tea, kui eelmine oli selline raamat, mis rääkis pigem Stefani enda siis isiklikust rännakutest ja tema loost, puudutates natukene elu Mehhikos, kogu tulemine Eestisse ja nüüd siis elu Eestis ja nii-öelda kodu rajamine osaliselt Setomaale, siis sellest inspireeritud sai kirja pandud tal selline raamat, mis keskenduks rohkem nüüd Mehhikole. Selle vastu oli parasjagu huvi. Inimestel ikka pärast esimest raamatut lugedes küsisid, et aga kuidas Mehhikos selle asjaga on ja tolle asjaga.
Siis nüüd sai selline raamat valmis, mis räägib nii Mehhiko ajaloost, kultuurist, kommetest, söögist, joogist, faunast ja floorast ning kõigest muust. Ja seda kõike läbi natukene kasutades sellist eestlase või siinse kohaliku elu perspektiivi ja osaliselt põimutud siiski ka enda Stefani enda nii-öelda seikadega elust. Aga siin korral ma võib-olla annakski sõna autorile. Aitäh, Tanel. Ja no ma tahaksin tänada kõiki täna, kes tuli. Aitäh Einar ja hea lugu, aga eriliselt tänud on Tanelile, kes tõlkis raamat ja ilma Tanelita ei ole raamatut. Ja samamoodi, no ma jagan oma värsked juuri Taneliga ja raamatud kuuluvad nende tõlkijatele, sest just nende sõnade kaudu saavad raamatud elavaks. Ja mõned sõnad Tanelile ka, Tanelist ka. Daniel Veivalik on Eesti tõlkija, produtsent ja operaator lavastaja, kes on töötanud mitmete filmide, seriaalide ja dokumentaalide juures. Ta töötab nii Rahvusringhäälingu koosseisus kui ka vabakutselisena. Lisaks on Tanel Eesti Kinoliidu ja Autorite Ühingu liige. Olles tõlkinud raamatuid varem osaliselt on Eesti muld ja Mehhiko süda ja tema esimene täispikk raamatutõlge. Eesti muld ja Mehhiko süda tähendab palju asju. Võtame näiteks Mehhiko nauakeelest. Metl, me, tähendab kuu, šiktli, see hi osa on napa ja ko on paik. Nauatli keeles koht, kus asub kuu napa. See on Mehhiko. Ja no, ma tahaks tänada ka Eestit, sest on siin, kus ma leidsin minu hääl kirjanikuna ja sellepärast ma olen väga tänulik Eestile. Lisaks andis Eesti mulle ka kodu ja elu. Pidi tulema väljendusvabadus nii kaugelt leidma, et jõuda arusaamani. Eesti ega Mehhiko pole kunagi kumbki minu omad olnud, vaid mina olen ja vidud nende. See raamat on pühendatud tõesti Eestile. On minu väike Mehhiko aken, Dia de Muertos pidu. Seal ma kirjutasin aztekide ajalugu, majade legendid, narkokaubandust. No, Mehhikos meil on suur probleem narkokaubandust ja ma tahaksin rääkida natukene, mis on olukord seal, sest siin meil on mõned uudised, aga mis on reaalne, mis ei ole ja samamoodi meie ajalugu. Kuidas me kaotasime meie territoriumi vastu USA sõja. Kuidas Mehhiko kaotas suure osa territoriumist USA-le. Jah, täpselt. Vastu ei saanud suurt midagi. Ja kunst ka, võib-olla kõik teame, kes on Frida Kahlo, aga seal ma kirjutan mõned detailid, mõned huvitavad faktid, tortilla teadus ka, tequila ja mezcal ja ka minu lapsepõlve elu. No, ma mõtlesin, võib-olla Eesti publikule on huvitav teada, kuidas on lapse elu seal, mida lapsed teavad ja teevad seal.
ja minu värvikas Coyoacani naabruskond, kus on lõunaosas Mexico City's ja no peitke tšilli maitseid ja ka panin mõned näiteks legendid, Maia Teias tegid legendid ja ka kuidas, no retsepti, tšillikaste retsepti. No on palju asju, palju muudki. Kas sa panid ainult ühe retsepti? 1000 retsepti. 1000 retsepti? Ei, paar retsepti. Okei. Lisaks muidugi retseptidele on siin raamatus Stefani mitte ainult kirjutanud faktipõhiselt lahti kõike seonduvat Mehhikoga ja mitte ainult legende, nii nagu see rahvapärimuses seal levib, vaid ta on pannud ka siia legendide juurde niisuguseid illustratsioone või siis tekitanud mingisuguseid stseene, mis noh, keegi ei tea, et see niimoodi oleks juhtunud, aga me võime kujutada, et need olukorrad võis ikka niimoodi juhtuda. Võib-olla selle juures äkki me loemegi ette ühe väikse näite ajast, mil Hispaania konkistadoorid olid jõudnud juba Mehhiko pinnale. Nende nii-öelda sellist esimest suuremat vallutuste ekspeditsiooni juhtis Hernán Cortés, kes on ka üks tuntumaid nendest konkistadooridest. Ja see nüüd väikene katkend, mille me loeme, see on täpselt sellel ajal, kui nemad olid juba jõudnud siis mekšikade, mida paljud Eestimaal ja meil siin õpetatakse, räägitakse nendest kui asteekidest. Tegelikult on nad mekšikad, kes pärinevad just kui asteekidest. Ühesõnaga, Cortés oli kogu oma salga ja meestega jõudnud mekšikade valitseja Moctezuma juurde. Nad elasid seal kõik sümbioosis koos. Vallutatud ei olnud otseselt veel kedagi, aga ühesõnaga kõik hakkas juba vaikselt niimoodi podisema. Ehk siis loeme teile väikse ühe sellise katkendi, et te saaksite aru, kuidas see raamatus olema hakkab, sest sarnaseid lugusid on siin küll ja veel. Ja see tseen tseenis on Pedro de Alvarado, kes on Hernán Cortés, ühe Hernán Cortési kapten ja Hernán Cortés, kes on suur kindral. Ja nad on Tenochtitlanis 16. sajandil enne suur sõda. Jah, Tenochtitlan on ja Tenochtitlan hetkel on Mexico City. Jah, väga hea. Seda ma tahtsingi öelda tegelikult. Aga jah, Pedro de Alvarado oli siis nii-öelda Cortési parem käsi või nii-öelda second in command, ehk siis ametijärel kohe teine vastutab. Ma arvan, mina võingi lugeda Pedro de Alvarado osa, sest et ikkagi jätame kirjanikule nii-öelda pealiku rolli. Pedro de Alvarado ja Hernán Cortés kõndisid vaikides Tenochtitlani tänavatel. Esimene oli pikem ja tugevam kui teine. Kahtemata oleksid nad tore paar seiklusromaanis. Mehed pöörasid Iztapalapa avenüüle, tänavale, mida mööda nad kuude eest linna saabusid. Mul on tunne, et oleme selles uue maailma Veneetsias juba liiga kaua viibinud, Hernán. See on ilus, tugev ja majesteetlik. Vaata, kui kaunis see linn on. Ma ei ole oma külmal kontinendil eales midagi selle sarnast näinud. Aga see on kestnud liiga kaua. Me seisame, ütles Pedro de Alvarado oma juhile. Jaa, see on tõsi, ütles Cortés. Ütles küll. Cortés oli 34 aastat vana, nagu ka Pedro de Alvarado. Mõlemad maadeavastajad olid noores eas palju saavutanud. Cortés mõtles kõigi ohtude ja lahingute peale, mida ta oli koos oma lojaalse sõbra ja suurepärase võitlega läbi elanud. Ma muudku mõtlen kõigile nendele erakordsetele asjadele, mida need mehed enne 40. sünnipäeva korda saatsid. Ja mina ei suuda isegi mugavalt kodus integratsiooni sihtasutuse tasuta kursustega eesti keelt selgeks saada. Ma tuletan igaks üks meelde, et Stefani kirjutas selle raamatu ikkagi. Mulle on öeldud, sama integratsiooni ühed kursused, kus ma ka aeg-ajalt käin eesti keelt harjutamas nii-öelda, on
minu poole ka pöördutud ja öeldud, et mul on juba päris okei eesti keel. Aga lähme looga edasi ja nüüd on järg jälle Pedro de Alvarado käes. Ma ei suuda taluda, kuidas nad neid barbaarsetel viisidel inimesi ohverdavad. See ei ole jumala kartlik. Olen kindel, et olete näinud selles templis pealuudes tehtud altarit. Pedro de Alvarado osutas näpuga suurele templile, millest nad möödusid. Me ei saa hinnata nende rituaale oma euroopaliku pilgu läbi. Meie ajalugu ja ühiskondlik korraldus on nende omast täiesti erinev. Tead sa, see ei oleks õiglane. Ekspeditsioon on muutnud minu vaateid sellele rahvale. Kas kiidate heaks sellise barbaarsuse? Süütutelt inimestelt südame eemaldamine nendel hullumeelsetel tseremooniatel ja seejärel isegi nende ihu söömine, uskudes, et see on viis elu säilitamiseks, see on kannibalism. Ei, ma ei kiida selliseid tegevusi heaks, aga vahel üritan näha neid teise nurga all. Nad ei naudi tapmist. See on võimsa tähenduse ja eesmärgiga rituaal. Meie inkvisitsioon on samuti barbaarne ja seda ei mõista keegi hukka. Pedro de Alvarado ignoreeris vastust. Talle tekitas muret miski muu. Mida me kavatseme ette võtta Aksa ja Katli paleest leitud salajas ukseasjus? Meie mehed nägid kullast rikkusi, mida Moctezuma seal hoiab. Isegi Hispaania kuningriigil pole midagi sellist. Me võtame selle, aga peame olema kannatlikud. Mu kallis Pedro, sa oled mu parim kapten. Pean sinult küsima midagi väga olulist. Cortés peatus ja vaatas ringi, et olla kindel, et kedagi pole lähedal kuulamas. Ma saan aru, et see on seotud viimaste uudistega. Asi on Aramees, mille Kuuba kuberner on saatnud teid arreteerima, küsis Pedro de Alvarado. Jaa. Pedro de Alvarado lähenes Cortésile ja alandas oma häält. Ta pingestus. Ma olen kuulnud, et Panfilo de Narvaezi armee on meie omast vähemalt 3 korda suurem. Asjad muutuvad inetuks, kui nad siia jõuavad. Ja peale selle Moctezuma inimesed hakkavad tüdinema meie kohalolust. Meie mehed on samuti meile ette. Nad tahavad aardeid, mida neile lubasite. Kuule. Ma võtan enamiku meie meestest ja liigun tagasi lõunase, et kohtuda Narvaezi väega. Räägin neile parandusest, mille nad võivad saada, kui meiega ühinevad. See on hea uudis. See ei ole lõpp, otse vastupidi. Kui mul õnnestub neid mehi endaga liituma venda, on meil rohkem hobuseid, sõjaväge, varustust ja sõdureid ning me saame sellele lõpu teha. Teie lõunase kontakteerun ka teiste Moctezuma poliselämikest vaenlastega ja meelitan neid samuti meiega ühinema. Nii kaua vastutad siin sina, Pedro. Hoia valitseja õnnelik. Õpeta teda määled mängima, räägi talle kummituslugusid, loe talle piiblid ja mida iganes. Ärge astuge kohalikega kontakti. Hästi nagu ikka, olgu. Jah, Hernan, pole probleemi. Ootan teile tagastulekut. Pedrito, ära tee midagi rumalat. Ma tean, et sa tahad juba võidelda, aga praegu hoia madalat profiili ja oota meie naasmist. Aru saab? Cortés tundis oma seiklusimulise sõbra karmi ja energilist temperamenti ning mõtles, kas saab teda selles asjas usaldada. Aga tal ei olnud muud valikut. Kristall selge. Ühesõnaga, selliseid sarnases stiilis lugusi erinevatest ajajärkudest seoses Mehhikoga on siin raamatus veelgi. Aga kui me läheme edasi, siis võib-olla ma küsiksin sult üldse, et miks sa otsustasid sellise raamatu kirjutada? Ja, no minu esimene raamat hea luguga oli Teekond Mehhiko Setomaale ja seal ma märkasin, et inimesed olid päris huvitatud Mehhiko osa. Täpselt Mehhiko osa näiteks, mida veel oli päris lühike osa.
ja siis sellepärast ma mõtlesin, no võib-olla on hea mõte kirjutada midagi veel Mehhikost, näiteks tugevam, sugavam. Natuke põhjalikum. Ja täpselt. Ja see on üks põhjus ja teine põhjus on ka, ma tahaksin jagada teiega, jagada inimestega päris Mehhiko. Mitte Mehhiko, et on kirjeldatud reisiraamatutes väga niimoodi pinnapealselt. Me ei hakka ühtegi raamatut välja tooma, aga... täpselt. Ma olen mehhiklane, ma mõtlesin, kes parem kui keegi, kes on elanud kogu elu seal. Ja ma tahaksin jagada mitte ainult, mis on tuntud, aga näiteks Dia de Muertos pidu on tuntud Euroopas, aga Dia de Muertos pidu on rohkem kui ainult inimesed, kes panevad värvilised nahad, rohkem kui ainult ja igasugused näomaalingud ja või ka piinad, on rohkem kui seda ja see on põhjus. Tegelikult vist niisugune karnevali asi, see surnute päevapidus on üldse tulnud hiljem, ei ole päris traditsiooniline, eks? Dia de Muertose puhul, niisugune paraad ja karneval. Mehhikos. Ja hetkel on paraad, suur paraad, aga on uus traditsioon. Ei eksisteeri 20 aastat enne. On päris uus, sest 007 film oli tehtud Mehhikos ja produtsent tellis Ma tahan paraad. Ja president, tõesti, ja president oli nagu, väga hea, USA inimene on siin, väga VIP inimene on siin ja tegid paraad. Ja pärast see aastat paraad jätkab, aga on nagu uus traditsioon Dia de Muertoses. Katsugu siis öelda, et filmitööstusel ei ole mõju. Aga nii nagu sa räägid Eestis Mehhikost, eks ole, külvad sa ju Mehhikosse ka Eesti kultuuri. Et äkki sa natukene seletad, kuidas sa, miks moodi sa niimoodi toimetad, et Eestis räägid sa Mehhikost ja Mehhikos räägid sa Eesti kultuurist ja miks see on sulle oluline? Jaa, on väga ilus küsimus mulle, sest on üks ühe tema, et on väga huvitav mulle. Näiteks juunis ma käisin Mehhikos ja seal, ma käisin raadios, ülikoolis, erinevates konverentsides, raamatuesitluses, raamatuladal ja ladadel ja ma rääkisin seto kultuurist seal. Me rääkisime Pekost seal ja inimesed olid väga huvitatud, nagu, mis on leelo, mis on sõir, mis on, kus on Setomaa, mis juhtus Venelaga, väga huvitatud inimesed oli, sest nad ei teavad mitte midagi Eestist, mitte midagi. Eesti kultuur on näiteks midagi väga peitud. Nad ainult kuulavad midagi, näiteks kui seal on sportlased. Eesti sportlased? On Mehhikos tuntud? Kogu inimesed küsib, see sportnaine või sportmehe, nad teavad, aga teised asjades ei tea. Ja minu jaoks oli väga ilus, rääkida Eestist seal. Ja siin ma tahan jagada ka Mehhikost. Tõeline päris Mehhikost. Ja ma ei tea, mis on minu esmakelu. Võib-olla ma ei saa seda kunagi teadma. Aga iga kord, kui ma teen niimoodi, kui ma räägin, kui ma jagan, kui ma levitan, kirjutan uudiseid Mehhikost siin,
ja Eestist seal. No ma tunnen end tõeliselt õnnelikuna. Ja no võib-olla ei tea, ma olen natukene nagu väike sild Eestist, Mehhikose ja tagurpidi. Hästi väike üle Atlandi. Kõpsti natukene mööda Läänemerd ka veel. Ja see, mitte keegi tee niimoodi seal, no, miks mitte? Ja ei tee, me ei saa silda isegi Saaremaani. Aga see selleks. Kui sa seda raamatut kokku panid, kas sa tegid selle jaoks ka mingit eraldi uurimustööd, lähenesid mingisuguse huvitava nurga või kirjutasid sa seda puhtalt nii-öelda enda kogemustest, enda Mehhikost, nii nagu paljud kirjutavad nii-öelda minu Mehhiko? Ja alguses ma mõtlesin, ma kirjutan, mida ma tean juba. Ja see, samamoodi ma alustasin. Aga üks päev ma märkasin, et ma ei teas rohkem. Ma pean uurida täpselt faktid, täpselt ja no ma pead rohkem andmeid koguma. Ja ma kontakteerisin näiteks inimesed muuseumides Mehhikost, ma kontakteerisin eestlased, kes elavad Mehhikos ka ja eestlased, kes nüüd elavad siin ka. Ja ma küsisin nendele, no mida sa igatsed Eestist, mida sina ei meeldi Mehhikost, mis on kõige raskem asju, et sa märkasid Mehhikost, no ma tegin näiteks küsimused nendele ja ma kirjutasin, mida ma avastasin. Ja ka ma lugesin palju ajaloo raamatutest, sest ma märkasin, et ma mõtlesin, et ma teadsin minu ajalugu, aga ei. Ma arvan, et sellepärast võib-olla, kui sa ei ole ajalooja, on väga raske teada kõik. Kui sa ei ole ajaloolane, siis? Ja, täpselt. Kas oli midagi sihukest ka, mis oli väga üllatav või meeli ülendav teadmine, mida sa teada said? Nagu näiteks asjad, mida ma avastasin. Ja palju asjad ma avastasin Mehhikos, et mina ei teadnud näiteks kõige suurem, palun korrigeeri, kui ei ole õigesti, kõige suurem korallriif. Korallrahu. Korallirahu on Austraalias, aga teine kõige suurem on Mehhikos. Ja see on väga huvitav, sest meie kogu ökosüsteem, maailma ökosüsteem oleneb korallrahud. Seda ma ei teadnud. Mehhikos on 193 arkeoloogilised pargid, muuseumid, piramidega ja seda ma ei teadnud. Sa mõtled siis pigem ükseid arheoloogilisi, mitte otseselt arheoloogia muuseumid, vaid neid alasi, kus on siis leitud püramiide ja avatud jälle nagu Chichen Itza näiteks. Ja, midagi veel ma ei teadnud on ja muuseumi arvul on Mehhiko maailmas Londoni ja teisel kohal. Ja Mehhiko on katoliku riik ja Mehhiko City's külastatuin katoliku tempel maailmas, seda on Vatikan. Aga teisel kohal on Mehhiko City's meie basilika, basilika de Guadalupe. 20 miljoni inimesed külastavad. Igal aastal? Ja, igal aastal. Seda ma ei teadnud. Ja see basilika on minu linnas, Mehhiko City's. Jaa. Ma jäin kuulama, et kuskil hakkas sadamist. Ehk siis lõppkokkuvõttes, kellele sa seda raamatut soovitaksid? Ma soovitan kõigile. Soovitan kõigile, ei ole raske lugeda, ei ole filosoofiline lugeda, no võib-olla on
mõned inimestele, aga on lihtsalt lugeda ja ma soovitan, kui tahaks teada midagi Mehhikos, midagi veel Mehhikos, midagi veel nagu reaalsus tõeline, päris ja südamega. No, aga Tanel, mul on mõned küsimus sulle ka. Ära hakka. No, Tanel tõlgis raamat ja ma arvan, et see on väga huvitav protsess. Kuidas seda raamatut tõlkida oli? Sinu sõnad. Huvitav jaa. Võib-olla huvitavam on see, kuidas see protsess välja nägi, sest ilmselt see on tavapärasele tõlkimistööle natukene erinev. Kui muidu on see, et ikkagi tõlkija ja kirjanik tavaliselt suhtlevad alguses mingil momendil, võib-olla mingi hetk vaatavad tööd üle või kui tekib mingisugune selline olulisem või kriitilisem küsimus, siis jälle kontakteerutakse. Meie puhul oli see, et me ei olnud üksteisest oluliselt kaugemal, kui me praegu oleme. Võib-olla WC-st. Tanel! Ärme neid vetsunalju tegema hakka praegu, aga ühesõnaga, jah, nii-öelda tema kontor ja minu kontori koht on 2 kõrvuti tuba, ehk siis nii kui mul mingi küsimus oli, siis mul piisas ainult minna kolle ümber nurga, et kuule, mis sa siin selle all mõtlesid? Mis teisisõnu jälle või teistpidi tegi selle asja natukene tüütumaks, sest iga umbes 3. rea järgi tuli. Ma ei tea, kas see on ikka kõige parem. Kuule. Ehk siis selle raamatu tõlkimise protsess oli siuke omamoodi. Lisaks sellele tegime ju seda kõike oma muude toimetamiste ja tööde kõrvalt, ehk siis see võttis ka võib-olla keskmisest oluliselt rohkem aega. Kui palju raamat tõlkimise käigus muutub? Meil on ka teine professionaalne tõlgi ja siin võib-olla tema saab vastata. See tema on huvitav. Ja ilmselt ka sõltub kuigi palju tõlkijast, kes mismoodi muudab. Ja kindlasti millest see veel sõltub on ikkagi nii lähtekeel kui tõlgitav keel. Et kui me võtame, kui keeled on ühest ja samast keelkonnast või on nii-öelda sugulaskeeled, siis võib-olla nad ei muutugi nii palju, ma ei oska öelda. Aga eesti keel on selles mõttes huvitav keel, et ta on sugulasi üsna vähe. Siin paar tükki on, ühed on Ungari pool ja teised Soome pool, aga antud juhul siis lähtekeel ja lõpuks siis tõlkekeel, kuidas ma ütlen, jah. Olid ikkagi erinevad, et see mingil määral muudab ikka raamatut. Ma olen lihtsalt tähele pannud seda, et eesti keelega on, see täiesti sõltub tekstist ka. Kas raamat läheb mõnikord paksemaks, mõnikord läheb õhemaks. Võib-olla mingite sükeste väga kirjeldustekstidega ja emotsionaalsetega võib-olla ta läheb mõnikord natuke paksemaks. Antud juhul ma arvan, et ta läks ikkagi oluliselt õhemaks. Lihtsalt mulle on jäänud selline mulje, et eesti keel annab võimaluse, mitte kohustuse, aga võimaluse, et paljusi asju saab ära öelda kompaktsemalt, jättes ikkagi selle mõtte ja selle sisu sinna samamoodi alles. No lisaks selle lisaks muidugi ei ole meil ei artikleid ega paljusi muid eessõnu. Aga jah, selle raamatu puhul konkreetselt läks ta natukene ikkagi õhemaks. Kas sa said selles raamatus midagi erilist ja huvitavat Mehhiko kohta teada? Sain ikka. Ma arvan, et suur osa sellest raamatust sai nii-öelda selgeks õpitud ja vähe õpitud ja suur osa sellest raamatust on ka mulle teadmata. Olles küll Mehhikos käinud, nüüd juba tubli 2 korda, tõenäoliselt lähen kunagi veel, siis mingite asjadega on kokku puututud, aga kindlasti mitte kõigega, mille Stefani siin raamatus räägib. Ja mingite asjade puhul on huvitav ka see, et nüüd kindlasti uuesti minnes
panen ma tähele oluliselt mingeid asju, mida ma ennem ei teadnud, mis ma siit raamatust leidsin ja mida ma nüüd suudan sealt visuaalselt tuvastada. Ja, no mida sina arvad Mehhiko kultuurist? Kas oleme komplikeeritud, kas oleme huvitav, ma ei tea. Mida sa arvad? On sul veel küsimusi? No mitte minust, Mehhiko kultuurist. Raske kirjeldada. Ma ei tea, kas need ongi nii erinevad asjad, aga seda on niimoodi, palju meil aega on. Ma üritan selle suhteliselt kiiresti kokku võtta, sest et see ei ole, kuidas ma kirjeldan Mehhiko kultuuri, mis on suur riik ja seal on üsna palju kõike. Võib-olla üks mõte on see, millest alustada on see, et ma ei saa öelda, et see on nüüd suur õnn, et hispaanlased sinna omal ajal läksid ja püssidega kõiki indiaanlasi, pärismaalasi hakkasid taga ajama. Aga võib-olla on see põhjus ka, miks kogu tegelikult nii ladina kultuur kui Ameerika kultuur natukene on Euroopa inimestele natukene kodusem või vastuvõetav. Seal on mingisuguseid ühiseid jooni, kui ma võrdan näiteks Jaapani kultuuri või palju Aasia kultuuridega. See on üks asi. Ma eeldan, et see või arvan, et see võib olla selline see imperiaalse vallutuste pärand. Aga lisaks sellele on Mehhikos ikkagi jäänud hästi palju seda vana pärimuskultuuri ja seda pärandit nendelt asteekidelt, olmeikidelt, maiadelt, totonakidelt ja nii edasi kõikidelt vanadelt rahvastelt on jäänud hästi palju sinna juurde. See kuidagi on põimunud selle eurooplasliku tavadega ja tulemuseks on niisugune väga värvikirev ja kummaline ja huvitav sümbioos, kus siis on, seal on erilisi asju igas valdkonnas, toidus, jookides, laulus, kunstis ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, Mehhiko, kui sa küsid, mis mulje jätab mulle Mehhiko kultuur, ma saan öelda, et seda on väga palju. Ja ühesõnaga, Mehhiko on palju Mehhikot. Ja tõesti, meil on 3,2 riigiosad ja iga osa on väga erinev, kui me võrdleme põhjas, lõunaga ja nii edasi. Ja iga koht on tema oma toit, tema oma muusika, tema oma traditsioonid ja nii edasi. Ja on võimalik kirjutada üks raamat iga osast. Ja samamoodi meil on siin Eestis, nagu meil on Kihnu, meil on Setomaa kultuur, meil on Saaremaa kultuur, meil on Haapsalu, kõik on erinev, aga võib-olla suur erinevus on, et Mehhiko on nii suur ja sellepärast segadus on tõesti huvitav, tõesti, jah. Kas sa umbes oskad öelda, kui palju Mehhikos põlisrahvaid oli omal ajal erinevaid? Kelled? Indigenous groups. Kelled ma tean on 6,3, aga grupid võib-olla on rohkem, muidugi rohkem, sest mõned grupid räägivad sama keel. No igaüks jättis oma pärandi ikkagi mingil määral. Ja. Mis oli sinu lemmikosa raamatust? Viimane küsimus. Minu jaoks on hästi huvitav on alati igasugused ajaloolised lood ja igasugused legendid, aga selle raamatu puhul, mis saab olla huvitavam kui igasugune kompromiteeriv materjal enda abikaasa kohta. Kindlasti oli tore lugu või tore tegelane ühes loos oli Tonja Pepa, kes ma ei hakka pikemalt ära rääkima, tegelikult on ta, mina kuulutan teda ette sinise Volkswagen põrnikana. Ma ei tea, kas ta sinine ka oli, aga millegipärast mulle tekib siuke tunne. Aga kõige huvitavam oli ikkagi see, kuidas Stefanist või tema
kriminaalne karjäär ja minevik. Väga lühike oli. Kuidas ja tema nii-öelda seiklused ikkagi organiseeritud autovaraste grupeeringus. Olime noori. Okei, tegelikult asi nii hull ei ole, see pigem oli seal ikkagi hilis teismeeas sõbrannadega ja peretuttavad nii-öelda autoga sai natukene nalja tehtud, aga sellegipoolest see lõpeb üsna üllatavalt ja toredasti. Sa rohkem ei taha mult küsida midagi enam, on ju? Ei, võib-olla küsime publikule, kui tahaks kommenteerida. On kellelgi küsimusi? Loodetavasti autorile? Kaebused, küsimused. Väga hea. Ma tuleks mikrofoniga, aga sellel ei ole väga pikk kaabel. Aga tule siia. Mulle tegelikult hästi lihtne küsimus. Ehk siis kunagi me tegime statistikat, et eestlased laulavad põhiliselt mullast. Et kõik nagu Eesti sellised baastekstid koosnevad sellest, et muld on väga oluline, saad mullaks ja siis sa oled mulla peal ja mulla järgi sa igatsed ja siis muld on kõige alus, mis Mehhiko lauludes on kõige alus. Jah. Jah. Ja samamoodi. Muld. Ühesõnaga, see on üks maa. Süda. Maa on nagu kõige suurem teema. Aga huvitav asi on, et no see, ma mõtlesin, kui sama ajal, et sa rääkisid, et Eesti hümne on räägib väga rahulikud asjad. Maa, kui ilus on maa ja nii edasi. Aga Mehhiko hümne, no huvitav fakt on, kui sa loed, ja ma kirjutan seda raamatus, on väga näiteks fokusseeritud sõda, nagu võtame, kes on revolverid või ei tea, nagu ja läheme vastu. No ikka siukene armee marss. Ja no huvitav asi, et meil ei oli sõda viimased 500 aastat. Aga meie sõda on kodusõda, no on narkokaubanduse vastu, aga no näiteks international war meil ei ole. Ühendriikidega teil oli natukene ikkagi, oli sõda. With USA. Ja, okei, vabandust, ja, okei, ja. 90. sajandil meil oli üks sõda ja viimane sõda. Aga no, seda ma mõtlesin, et on huvitav, et meie hümn on vaba. Ja ma tõesti tahaksin otsida ja leida, kuhu meie hümne, me räägime maalt ja ei ole nii palju maast. Meie Mehhikost, jah. No, ainult fakt lisaks. Hästi. Keegi veel? Kas sul endal on nagu asteetide maljade juured või pigem nagu siis meie juured? Sinu Juru. Ühesõnaga? Jah. Okei, näiteks tõesti, et ma tean, ma ei tea, sest kogu Mehhikos meie juured on aztekid, aga majad ka ja mitte ainult majad, võib-olla tlaskalased ja teised grupid, sest on väga raske leida, sest see grupid, need grupid oli näiteks vallandatud, vallutatud 16. sajandil ja mõned grupid jäänud
jäänud Mehhikos ja aga on väga raske leida täpselt. Mul oli üks sõber, kui ma olin lapse ja tema pere oli väga nagu uhke, et tema juuri oli Maiad ja tema perekonnanimi oli Aka. Aka on Maia nimi ja tema oli Eduardo Aka. Ja tema oli natukene, rohkem pruunpunine. Ma tean, minu vanaema oli pärit Hispaaniast. Keegi, me ei tea, millal tuli Mehhikosse, sest ei oli raha ja see on minu ema osa. Aga minu isa pere, me teame ka, et keegi vanaisa tuli Kreekast. Väga imelik, aga meil ei ole nii palju infot seda. Aga seda ei tea, et kas on näiteks Mehhiko nii-öelda põlisrahvastest ei ole mingit kindlat seost kellegiga? Ei, ma ei tea. Kõik on väga segatud. Nii, järgmine. Segatus. No hea küll. Ega ma ootame, küll tuleb kellegi küsimus. Okei, aga kui ei tule, siis võib-olla sa mängid mõne muusikapala, mis on Mehhikost pärit nii-öelda. Ja, paar tuntud lugu Mehhikos. Ja ma tahtsin jagada teiega paar lugu, et on väga tuntud Mehhikos. No. Kogu Mehhiko teavad see lugu. Laulame. Kui meil on mehhiklased publikule, palun laulame. Tere. Ja viimane lugu on Deja que salga la noche, deja que salga la luna, perdón. Hispania keeles lasku välja. Ja on väga romantiline lugu, nagu tavaline serenata lugu. Ja Mehhikos meil on väga suur traditsioon mariachiga. Mariachi on muusikud, kes mõned mängivad kitarr, mõned mängivad viiul, mida veel, trompet ja mõned laulavad ja nad on väga elegantsed ja tema riideid on väga kallid ja sombrerod ja tavaliselt on näiteks normaalne, ma mäletan, kui ma olin noorem, mul oli üks mees ja tema oli väga romantiline ja ükskord tema tellis mariachi ja nad tulid õhtul, oli nagu kell 1 õhtul ja ma olin, ei tea, 20 aastat vana ja minu vanemad olid, nad magavad ja see muusika oli ja kogu naabruskond oli nagu vau ja muidugi inimesed ei ole vihased, sest mariachi muusikud on väga eriline, on väga
kallis ka tellida, aga minu vanemad olid väga vihased, sest nad ei meeldi, aga muidugi ma olin nagu oh, wow, suur tänu. Ja see lugu, ma mäletan, et Serenata alustas see luguga. Ja see lugu on ka minu vanaema lemmiklugu. Muusik on José Alfredo Jiménez ja on nii edasi. Y si se la saben, cántela, por favor. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo cuánto me debe el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Ja viimane lugu on väga tuntud ka, ei ole autorita, aga on väga tuntud Mehhikos, La Llorona. Ei tea, kuidas tõlkida eesti keeles. Piripilus? Piripilutu? Aga ma tean, see lugu on Oaxacast, Istmo de Tehuantepecist, ja see on palju versioonid. See on seesugune lugu, et iga versioon, iga inimene laulab, iga mariachi, iga muusik teeb oma versioon, aga mõned osad on samamoodi, teema on samamoodi. Naine, kes nutab, naine, kes igatseb tema oma lapsed. Ja on tüüpiline Mehhiko vals. See on tüüpiline Mehhiko vals rütm. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasaría te vi. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasaría te vi.
ja minu jaoks see on kõik, ma arvan, aga palun. Väga hea, olulised teadaanded. Rahvaraamatus saab täna seda raamatut endale soetada 10% soodustusega. Kassa on seal. Aga võib-olla ja teine asi, mis on ka kindlasti hästi oluline, siis sealt laua peal on väikeste nende nii-öelda topsikeste sees on, ta meenutab meie küpsis magustoitu või küpsise torti, aga tegelikult on see Mehhikos hästi traditsiooniline retsept ja ta on natuke minu vanaema retsept. Carlota de limon, väga no tüüpiline Mehhiko kokk, sünnipäevakokk. Jah. Et selles mõttes seda võib palun julgelt võtke, lusikad on seal ja punast ja valget veini on ka, kes ütleb, millist tahab, saab lahkelt. Nii et olge lahkelt, palun. Aitäh, aitäh. Aitäh.